milliseid e-kaubandusvõrgustikke kasutada müügi saamiseks, millised on olnud eksportimisel suuremad ämbrid, mis kanalitesse ja mis summas turundusraha on mõistlik paigutada, kuidas oma e-poega eksporti alustada ning müüa rohkem kui 30 riiki. Mina olen Timo Porval, turunduslaborist ja digiagentuurist Lavi. Ekspordime osa number 21 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTube'ist vaadatavad, otsi üles Ekspordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis, kui uus osa ilmub. Täna on külas naine, kes omab 20 sokisahtli füüsilist poodi, kes need poleks siis kaubanduskeskustes kohanud. Loomulikult sokisahtli e-poodi, peab soolakohvikut, kus muide on väga maitsev toit ja Aperol Spritzi testisin seal ka ise ära ning peab gurmeesoola poodi Saltsapp. Saltsappi poodi ma pole veel ise sattunud, aga üks Google review on igatahes järgmine. Valik sooladele ja pipardele on ikka jube lai. Minusugune toidugurmaan võib lausa tundideks sinna poodi ära eksida. Ikka ja jälle leian miskit uut, mida proovida. Müüja on ka ääretult vahva ja abivalmis. Kohvi pakutakse ka, soovitan soojalt. Sokke on ta müünud 32 eri riiki ning soola 36. Erilisematest asukohtadest saab välja tuua Omaani ja Katari. Iga kuu tuleb eksporditurgudelt 400-500 tellimust ja nagu ikka, siis nende maht sõltub sellest, kui usin sa ise oled. Piret Ilver, teile tulemast podcasti Ekspordime. Tere, Timo. Mis mulle jäi siit loetelus puudu? Mida sa tahaksid täiendada, parandada, muuta? Et sokisahtlit ma teen Maarja Kasariga koos. Et üksinda sellist asja on väga raske teha, et selles mõttes, et vahet ei ole, kas eksporti või mitte eksporti, aga kahekesi on alati nagu toredam. Ma just mõtlesin, et kuidas sa nagu kõiki neid asju jaksad nagu teha. Ma tean, et naised suudavad rohkem kui mehed, aga kuskil maal on ikkagi see nagu inimvõimete piir minu arust. Et nüüd on see vastus teada. Aga räägi palun mõne sõnaga üldse sokisahtli taustast ja gurmeesoola taustast. Kus need mõlemad tulnud on ja miks sokid ja soolad? No kunagi 11 aastat tagasi juba ise ka imestan, et nii ammu juba see oli, et siis saime kokku ja mõtlesime, et teeks midagi lahedat. Kuna ma olin parajasti USAs õppimas jaekaubandust, siis käisin mingisugust täiesti suvalist harjutust tegemas 5. avenüül ja kuskil nurga taga nägin ühte sellist imelikku räämaspoodi, mis oli juba kinni pandud, mille peal oli Shockdrawer kirjutatud. Siis ma tõlkisin selle eesti keelde ja siis tulin Eestisse tagasi teadmisega, et nii nüüd Maarja, et teeme siis ühe sokipoe. Ja sealt siis hakkas see pihta ja tegelikult vaikselt läkski, et esimesed aastad päris keeruliselt ja nüüd ise ka imestame, et juba 11 aastat on täis, et ei ole nagu märgannudki. Ja tänaseks ongi siis 20 poodi, et vahepeal on neid nii-öelda rohkem, vahepeal vähem, et ütleme seal 18-24, et vaatame ka siis, kuidas seda nii-öelda optimeerida. Et praegu on Eestis on 20. Ka vägevalt palju. Mõtlen, enne kui sa turunduslaborisse tulid, siis ma kogu aeg nagu nägin, siis vaatasin, vau, sellised nagu kliendid tulevad laborisse, ülilahe. Aga soola puhul oli nagu asi selles mõttes võib-olla isegi natukene naljakam, et ma läksin mingil hetkel tagasi ülikooli ja siis strateegilist juhtimist õppima ja siis kõik kodutööd ju tuli teha mingi ettevõtte baasil. Aga kaua sa siis selle sokkide baasil ikka teed, et igav hakkab ja siis me mõtlesime kursakaaslastega, et teeks siis kasutaks neid ülikoolis saadud teadmisi mingis täiesti uues eksperimentaalses ettevõtmises, et millest võiks siis ka magistritöö välja kujuneda ja et võtaks siis, kaalusime igasuguseid erinevaid asju, oli seal nii-öelda analüüsil oli, et mida võiks teha, aga jäime siis maailma kõige igavama asja juurde, mis oli sool. Ja ma mõtlesimegi just, et teeks sellise ekspordisuunitlusega ettevõtmise ja et vaataks, et mis siis juhtub, et kui panna nii-öelda enda kogemused, tarkused, ülikoolis saadud teadmised, et kas on üldse võimalik maailma kõige igavamat asja müüa. Võtsid ikka korraliku väljakutse enda? No põhimõtteliselt küll, et see oli nagu selline, ega keegi isegi ei uskunud, läkski sükse rohkem nalja tegemisega alguses, aga nüüd on ka juba 7. aastat ju tegelikult, et Aga konkurente sellesse just nagu sellise gurmeesoola vallas, et olete te nagu ainulaadsed oma selle kontseptsiooniga või on teisi siukseid poode veel? No see
Eestis ütleme mitte ja ütleme Baltikumis, seal siin lähiriikides, aga mujal maailmas kindlasti, eriti just, kus on ütleme soolapiirkonnad, et meid teeb eriliseks see, et me just nii-öelda korjame need erinevad soolad igalt poolt maailmast kokku, et meil on üle 35 erineva soola ja just sellised küll kõige kaugemad on siis Tasmaaniast, siis ütleme sealt Lõuna-Aafrikast, Peruust, ütleme sellistest piirkondadest aga jah, et neid soolapoode on ju üle maailma ja maitseainete poode ja igasuguseid vürtspoode on ju maailmas väga palju, et selles mõttes, et konkurentsi on igal pool ja selles mõttes soola müüakse ju ka igal pool, et see nüüd ei ole mingi selline geniaalne idee ja ainulaadne. Aga kus see või mis viis mõtte selleni, et selle sokisahtliga hakata nüüd ikkagi eksporti tegema? Minu arust maailm on ka nagu sokke täis ju. Ei ole absoluutselt. Kõik ju müüvad sokke. Ega ma just sõitsin siia, ma mõtlesin selle hetke peale, et kas ma mäletan seda. Ja siis tegelikult ei tulnudki nagu meelde, see läks kuidagi loomulikult, et kui me tegime e-poes ja hakkasid nii-öelda esimesed tellimused minema välismaale, aga loomulikult kõige suurema ekspordialase sammu me tegime see, et me läksime Soome. Me tegime Soome poed. Reaalses füüsiliselt 4 poodi ja meil oli need, kas ma arvan, mingi 7-8 aastat tagasi ja panime nad siis kinni ka peale seda, kui nad olid kuskil 2-3 aastat, 3 aastat olid. Et selles mõttes, et see oli selline esimene suurem selline ekspordialane ettevõtmine. Ja kui sa nüüd kindlasti küsid, et milline oli kõige suurem ekspordialane selline hävimine või siis see on see sama, see Soome minek, et see, kuigi tegime kõik nii-öelda by the book ja nii-öelda kõik nii nagu peab, valmistasime ette, uurisime turgu ja kõiki asju ja teadsime, et meil olid ju soomlasest kliendid ju siin ka, et väga hästi, nemad ju ka kogu aeg küsisid, et millal te ometi Soome tulete. Siis, kui me sinna kohale jõudsime, siis enam nii roosilised asjad ei olnud. Aga mis siis nagu valesti oli või mis nagu tagantjärgi vaadates? No tagantjärgi vaadates ma arvan, et oleks pidanud rohkem ise kohal olema. Et kui sa ikkagi lähed teise keskkonna, teise ühiskonda seda tegema ja olenemata sellest, et sul on seal head juhatajad ja head töötajad ja ütleme väga tublid inimesed ja toode on ka hea, et kui sa ise seal ei jõua kohal olla, nii palju vähemalt alguses, et siis sul peab olema kas väga suur rahakott nii-öelda, et seda nii teistpidi finantseerida, osta siis sisse seda kellegi teise kohalolekut või siis sul peab olema tõesti nii unikaalne ja hea toode, et mille peale lihtsalt joostakse tormi. Ja nagu sa ise ütlesid, sokke müüakse ju igal pool, et et kindlasti meie toode seal lihtsalt sellel momendil ei olnud. Või me ei jõudnud siis ka seda hetke ära oodata, vaata tagantjärgi on nii-öelda raske öelda, sest kõik need trendid ja asjad muutuvad riikidel ka erinevalt, et võib-olla täna oleks väga omal kohal, ei oska öelda. Aga mis see kohalolu oleks andnud või mis seal oleks andnud sättida paremaks? Tead, kui sa oled kohal, siis igasugused pisiasjad, ega sul kõik need suuremad hävimised hakkavad ju pihta väikestest asjadest. Kasvu sellest, et sul ei ole õigel ajal, õigel hetkel seda toodet kohal, või on ta vales kohas, või poes on hästi tähtis ju väljapanek. See, kas sa müüaga oled piisavalt nii-öelda rääkinud, tööd teinud, et näed, kui sa pakud nagu seda, pakud toda ka. Ja lihtsalt rääkida seal kohal olles, sa näed, kuuled ju ise ka klienti, et mis see klient ütleb, et mina võin arvata, et soomlane tahab õunaga sokke, aga võib-olla tahab hoopis pirniga. Ja nii edasi, et tegelikult need lõppkokkuvõttes on kõik üksikud väikesed asjad, aga kui neid on palju, siis need on nii-öelda mõjutab. Et see kliendi kuulamine tegelikult eriti turul, kus sa ju tegelikult ei tea. Ja kui seal, me käisime ka, me olime vist 2 päeva nädalas seal, nii et üks hommik läksime, teine õhtu tulime, et ega ja pikalt seda teha on ikka päris raske, et eriti kui sul pere on siin ja lapsed, et siis ühel hetkel oled nagu sunnitud valima. Ja see tühja see Soome eksport. Läheme siis Ameerikasse. Nii, aga räägi sellest Ameerikasse minekust. Ameerikas meil oli ka pikalt ikka mõte, et võiksime müüa ja tahame müüa ja päris suurema sammu me tegime mõned aastad tagasi koos EAS-iga, et me läksime siis oma disainiga sokkesena, et EAS toetas meid, läksimegi messile. Ja esimene aasta see mess oli täiesti mõttetu, me tulime täitsa nagu niimoodi tagasi, et mõtlesime, et täiesti lõpp, et mitte midagi. Et
et tore koht küll see Las Vegas, aga nagu sokibaari ka ei saanud müüdud. Aga kuna see projekt oli õnneks meil pikaajaline ja siis mõtlesin, me ei viska kohe lusikat nurka ka, et läksime siis teist korda uuesti ja siis oli nagu vastupidine efekt. Ja siiamaani ei saa nagu aru, et kuidas see nagu toimis niimoodi, et esimene aasta väljapanek oli oluliselt parem. Kõik oli nagu palju läbimõeldum. Teine aasta läksime siis, selle mõtlega, me peame ju selle ära tegema, et me ei saa ju nagu nii-öelda, me peame sellest projektist kinni pidama, et nii pool jõuga. Ja tegelikult siis oligi see koht, kus me saime hästi mitmeid selliseid esimesi väiksemaid kundasid, kellel on ka omad mingid väiksed poed, kas siis, ühel oli näiteks kassibutiik, et ta tahtis kassidega sokke, teisel oli jälle mingisugune metslooma, ma ei tea, jahispordi ja ütleme, kes tahtis mingi spetsiaalseid selliseid sokke. Kolmas tahtis sõnumitega sokke, et olekski peal kirjas, et wise man ja niimoodi. Just, kõige targem mees, nagu toodi mulle sokipaardena. Et ühesõnaga, et selliseid asju ja siis me sealt nagu leidsime päris palju, et siis vaikselt hakkas nagu minema, et ja siiamaani, et ikkagi ongi just need sellised spetsialiseerunud väikesed butiigid ja poekesed, kes siis ostavad selliseid väikseid hulgi osta. Et aga need on meie jaoks nagu väga toredad ja nendega me saame kenasti nii-öelda ise hakkama, neid on väga nagu lihtne on nende inimestega suhelda, et võrreldes just kui sa tahad müüa a la Walmarti sisse või kuhugi suurde, et seal on palju rohkem reegleid, et nende pisematega sa saad nii-öelda, on ka väiksel ettevõttel palju lihtsam toimetada ja seda eksporti teha. Palju neid edasimüüjaid on ja kuidas te neid täna toetate või aitate ka seal müügis või on see, et kui ta lihtsalt ütleb, et kuule, mul oleks nüüd vaja neid põdraga sokkama jahipoodi, et siis panete teele või te teete ise ka miskit? No kuidas kunagi, et ütleme, kui on klient, kes tahab näiteks üks õigusbüroo tahtis sokke, et need avasid uue kontori, et mõte on siis see, et hoia oma pea külm, aga jalad soojas, et nemad aitavad, et siis ta on nagu täiesti selline rätsepatöö. Aga kui ongi, et kui sa oled ikkagi seal see kassipoe pidaja ja sulle sobivad meie kassiga sokid, et siis me saadame need siit lihtsalt teele, et nii-öelda, või siis ka oma sellest Ameerika vahelaost, et kui on suurem kogus ja nii-öelda kõik sellised. Täna ise disainite, toodate või ostate kuskilt sisse või kuidas see sokimaailmas teil käib? Kuidas sokisahtlis käib? No meil käib see niimoodi, et me enamus disaine teeme ikkagi nagu täitsa ise, nagu sa siin laua pealgi näed. Ja siis meil on nii-öelda umbes 20 tehast üle maailma. Enamus on siis küll Itaalia, Horvaatia, Hispaania, Portugal, Türgi, Poola, et kus me siis neid nii-öelda vastavalt sellele, et kellel milline masin on. Sest sokkidel on ka, et niimoodi tunduvad, et kõik on ühesugused sokid, aga tegelikult on väga oluline, et millise masinaga mida sa teha saad. Ja siis nii-öelda selle pealt siis vaatamegi, et kus me siis saame teha võrksukkpüksi või saame näiteks plusssuurust teha, et mis on nagu tõesti kuni seal 7 ja 8 XL ja nii edasi, et ka sokkide puhul on seal nõelade erinevused ja sellised, et kui detailset asja sa teha tahad, et kui väga peent teha, siis peab olema ikkagi üle 200 nõela ja seda on jälle nii-öelda ei ole kõikides tehastes, et vastavalt sellele siis nii-öelda kombineerime. Kui nüüd keegi mõtleb, et mitte küll võib-olla sokke tegema, aga mingit muud asja tegema, et kuidas selliste tehastega kontakti saada, kas sinna peaks kohale minema, et kuidas leida need õiged head koostööpartnerid siis ka? See on ka, et palju on hästi palju juhus, et meil ka alguses väga palju nii-öelda lihtsalt joppas, et õigel ajal oled õiges kohas ja nii, aga käisime ka messidel, käisime kohal, et ja ütleme niimoodi, et ega naisterahvana on ka mingisugused riigid on täiesti sellised, et omast arust teed kõik nagu jälle by the book, aga siis näiteks tehas mitte kunagi enam ei vasta. Ei tea, mis valesti tegime. Seepärast, et naine lihtsalt oli tõest karistud. Võimalik, et aga selliseid asju tuleb ka ette, et aga midagi ei ole teha, et nii see elu käib. Et see on siukene. Et aga kuidas neid leida või otsida, ega tulebki proovida, et see on kõikide asjadega niimoodi, et me ka samamoodi käime kohal, vaatame need masinad üle, vaatame jälle proovitöö, ei sobi ja nii edasi, et see on pikk ja aeganõude protsess, et midagi ei tule niimoodi, et
tulin, nägin, tellisin, võitsin, raha Kõik tuli töötab. konto, kõik töötab. Kas on mingi riik, kellega on ka lihtsam sellist tootmist teha ja kõik nagu on algusest peale lihtne versus, ma ei tea, mingi teine riik, kus on kuidagi kogu aeg on üks nikerdamine ja jama? No mida me nagu üldse püüame täiega vältida, on tegelikult Hiina, et noh, et see on väga nagu keeruline, et noh, esiteks on kogused on Eesti mõistes väga suured, teiseks on see just seesama see arusaamine, kuna nende kultuuris on see ei ütlemine nii-öelda nagu nad sulle ei ütle, aga samas nad ei tee ka, et noh, et see on nagu keeruline, et siis aga üldiselt ma ei peale selle ei olegi nagu väga sellist, noh, pigem on see nagu inimestes kinni, et mitte selles riigis või rahvuses, et tänapäeval ikkagi ju enamus neid kõik, kes on tootjad, teavad, et noh, tellijatega tuleb kenasti läbi saada, et olenemata, mis soost sa oled või mis rahvusest, et noh, et seal ei teki nagu sellist probleemi. Olete enda jaoks mingid reeglid paika ka pannud, kui te nüüd valite uusi tootjaid, et noh, mida te kindlasti jälgite, mis on sellised punased lipud kohe, et mida vältida, et need vigu juba kuidagi ennetada? No kindlasti me tahaks, et need kõik oleks nii-öelda võimalikult keskkonnasõbralik, nahasõbralik, et noh, need, ütleme, need sellised peamised sertifikaadid kindlasti. Siis me käime ka kohal, vaatame nii-öelda oma silmaga üle, et kui ma tõesti räägin inimestele, et jaa, et võt seda nii-öelda toodet on näiteks, et see värv on 7 korda välja loputatud, siis ma olen reaalselt ise ka seda protsessi näinud, et mitte ainult ma ei räägi seda ühe pildi või mõne lihtsa bukleti pealt, vaid reaalselt me oleme kohal käinud seal. Et see on nagu selline asi, mida me üritame küll nii-öelda kinni pidada. Kuidas täna sellise sokiga üldse eristuda, et noh, mul tundub see lihtsalt nagu nii raske. No vaata, eks ta ongi raske, aga teisest küljest, et noh, ma olen sinul siin turunduslaboris ja kuulanud ja hästi palju nii-öelda kõrva taha pannud ja teiste pealt ka vaatanud ja ma olen jõudnud nagu sinnamaani, et ega lõpmatuseni ei saa ju kõiki asju nii-öelda noh, eristuda või niimoodi, et noh, ja ma olen nagu ise jõudnud sinnamaani, et teen nii hästi kui oskan, no ise enda asja nii-öelda võib-olla vahepeal ei jälgigi absoluutselt, mis nagu teised teevad, ei huvitagi nii-öelda keskendun enda asjale tulevad sellised ideed, nagu nad tulevad ja kui nendest nagu, noh, kui 20 ideest 2 osutub edukaks, on juba minu meelest väga hästi, et ülejäänud läheb niikuinii jälle, et proovid uuesti, et noh, ja samamoodi selle eristumisega ka, et noh, et kas me siis teemegi nii-öelda mõnda noh, nagu siin laua pealgi sul on, et teemegi mingi erilise sõnumiga, et mida sa tahad kinkida, et noh, et sest see, vaata meie nagu mõte on nagu see, et sokkidega, noh, me tahame sokkidega rõõmu inimestele teha, et meil ei ole mingit väga suurt missiooni maailma päästa, me tahame lihtsalt nalja ja rõõmu teha. Et see ongi nagu meie puhul see koht, et kus me leiame endal selle eristumise koha. Et lihtsalt, et kui sa saad selle sokipaari kingiks, et ja lähedki kellelegi külla, viid, kui sa loed sealt, et kõige ilusam naine või kõige targem mees, et noh, siis see teeb kingi saajal nii-öelda juba naeratuse näole ja see ongi ju tegelikult see, mida me tahame teha. Täna tulid, mõtlesin kohe teeme nagu selfie, et see on lihtsalt nagu nii hea vaata. Just, see on kuidagi nii automaatne, et edaspidi ka podcasti kuulada, ärge kinkige sünnipäevaks nagu kaarte, kinki sokke. Nagu, just, ja need kantakse ära ka, sest kogu aeg on puudus sokkidest. Et võidaks küll öelda, et jõuludeks kõige nõmedam kink on sokid, aga see ei vasta tõele, sest sul seal 10. jaanuari hommikul ei ole sul neid värskeid sokke sealt võtta ja kui siis sulle jõuludeks on toodud, sa oled väga rõõmus. Just võtad sealt pakist need välja. Mis te eksportimises selliseid nagu hitt-tooteid, kuidas te pihta olete saanud, et mingid sellist, vot selle mõtlesime välja, et see tõesti nagu läks ja siiamaani tellitakse või noh? Tead, ega ei olegi. See on nagu hästi hooajaline, hästi erinev, et mingil momendil, mis meil oli vahepeal hitt, ütleme 4-5 aastat tagasi me tegime need sandaalisokid, et ehk siis sul olid nagu valged sokid, nagu sandaal oli peale joonistatud, et seda me müüsime tõesti Amazonis päris palju. Et see oli selline korraks hitt, aga see hitt on täpselt niimoodi, et see tuleb lainena, ta on korraks käib ja siis võib-olla tellid järgmise partii ja siis vaatad, kus sa selle 10 pakiga maha saad müüa, seod lipsu külge, et vähemalt saaks, jah, et seda on nagu väga keeruline öelda, aga praegu, mis ma näen, et noh, meil endal on hästi palju on sellised keskkonnasõbralikumad tooted müüvad just USA poolelt, et ka meil on endal üks EcoCare sari, mis on siis kus siis niiti nii-öelda taas kasutatakse, et kui see niidi jäägid tekivad sukkpükste tootmises, siis kohe nii-öelda jälle purustatakse, jälle tehakse
uus niit ja nii-öelda, et võimalikult vähe jääks tootmisjääke, et see läheb nagu inimestele korda ja seda ma näen, et ostetakse päris kenasti, et see on selline, aga see ei ole ka niimoodi, et müük oleks lakke läinud, vaid pigem on see näha, et teadlikkus on kasvanud inimestel ja sellepärast toimub see kasv. Sellist, et hommikul ärkan üles, et täna on nüüd... kus ma raha panen? seda momenti ma ei ole näinud. Nad te müüte nii Amazonis kui enda e-poes, siis on ju mõlemas. Ja nii lõppkliendile kui ka siis... Meil on tegelikult, see Amazon on üks nii-öelda kanalitest, enda e-pood on, aga meil on enda e-pood ka, aga meil on ka veel, mida me teeme dropshippingut, et nii-öelda teised müüvad meie tooteid ja meie siis saadame lihtsalt välja. Et see on, ja samamoodi me oleme katsetanud ja tegelikult on töös nii eBay kui erinevad sellised muud platvormid, et mis lähiriikides, et Kaup24, et Pigu, Läti, Leedu, aga mis on meie jaoks ka täiesti selline okei müügikanal, aga samamoodi, et on Rumeenias on e-maag, et oleme seda katsetanud ja ütleme selliseid erinevaid ka hulgiplatvorme, et ega kui mõne leiamegi, proovime, katsetame, kui töötab, lähme edasi, kui ei töötab, siis lihtsalt paneme kinni ja kogu lugu, et siin mingit sellist nagu valemit, et mida me nüüd just, miks me teeme, et ei olegi. No see valem ongi see, et katseta ja proovi ja vaata tegelikult. Just. Kuidas see dropshippingu asi teie pool, et töötab kenasti? No alati võiks parem olla, aga näha on, et jälle see, et võtab aega, kuni see nii-öelda käima läheb ja siis, kui on nii-öelda, nüüd ma võiks öelda, et juba tuleb, et me oleme nüüd tegelenud selle kuskil eelmise aasta, ennem Covidit nii-öelda hakkasime siis sellega toimetama ja nüüd on näha, et nagu ikkagi igapäevaselt midagi tiksub sealt. Mis need esimesed sammud olid, kui nüüd hakata ise, et pigem on vastupidi, otsitakse mingi tehas, et hakkan tegema ise nagu dropshippingut ja müün, teil on vastupidi, te olete nüüd ise selle tehase rollis. Ja, et selles mõttes kõige lihtsam, mis ma soovitan, on ütleme erinevate platvormide kaupa, et mis võtab täitsa automaatselt, näiteks Shopify'l on täiesti olemas sellised pluginad või äpid, mida sa saad sinna külge installida, kui see on sul tooted, siis ta nii-öelda viskab su tooted siis igale poole nendele, kes siis otsivad selliseid dropshippijaid, nendele siis laiali. Et võibollagi katsetada siis sellega, et see on nagu, et sa saad pildi ette, et kuidas see töötab ja et siis edasi on siis juba nagu enda otsustada, et kas siis jätkata selle Shopify ja ütleme selliste äppidega. Üks äpp on selline Spocket näiteks, et või pärast kaitse kirja panna. Et aga, või teine variant on siis ka enda feedist nii-öelda, kui sul see XML feed, et mis siis nii-öelda neid tooteid laiali jagab ja siis sealt kaudu, et Aga Kaup24 ja seal te olete samamoodi sees või nemad on ostnud ikkagi teilt endal lattu? Ei, me oleme ikkagi niimoodi et meie enda feedist läheb nendele siis platvormil toode ja me paneme ise kokku selle ja saadame välja. Amazonist, mis seal selle platvormiga nii-öelda selgeks saanud on ja mis seal hästi ja halvasti läinud on? Ma olen nagu sellest aru saanud, et nagu tõenäoliselt lihtsam on raha teenida Amazoni koolitamisega, kui Amazoni sisse müüa. aga jah, et ütleme, kui nagu trend on see, et kui kõik nagu suunavad siin seda FBA-d tegema, et fulfilled by Amazon, siis meie oleme tegelikult ikkagi jäänud sinnamaani, et see fulfilled by merchant on meile nagu kasulikum, kuna tooteid on lihtsalt niivõrd palju ja teine asi on see, et meil ei ole nii palju neid, ütleme, fulfillmendi kulusid, et kuigi on see shipping kulud, aga see tuleb ikkagi, on meile kasulikum ja samamoodi me saame ise nagu paremini seda reguleerida. Et ei pea maksma, sest kui me saadame USA-sse, tuleb maksta tollid ja ütleme kõik see dokumentatsiooni pool, et see ei pruugi tagasi tulla, aga kui sa seda ise täidad, tarneaeg on küll pikem ja tellimusi mõnel koha pealt tuleb vähem, aga samas ta meile on näiteks sobivam. Aga see ei pruugigi jälle, ma ütlengi, et see on nagu hästi erinev. Ärid on erinevad. Et kellele sobib see FBA ja kellele sobib FBM. Mis veel Amazonis tuleks teha, et need asjad siis müüks? Eks seal on ega niisama, sellega ei juhtu midagi, sa paned sinna toote üles ja jääd ootama, et tuleb müük. Raha, tuleb raha, et kontot hakkad vaatama, et millal tuleb kontole. Samamoodi, et tuleb ikkagi teha PPC-d,
ja vaadata, noh, mis sul seal siis müüb, on ju, ütleme panna, me teeme üsna palju selliseid vautšereid või ütleme, et niimoodi, et osta, ma ei tea, 2 toodet ja saad 3. tasuta, ütleme selliseid asju ja vaatame siis, kuidas see toode müüb ja tegelikult ongi, et lihtsalt jälgime ja siis nii-öelda otsustame, et mis me siis seal nii-öelda muudame või teeme. Palju teil Amazoni tooteid olete üles sinna riputanud? Kuskil 200 ringis, et aga aeg-ajalt jälle rohkem, aeg-ajalt vähem, et üritame ka sinna panna tegelikult kallimaid tooteid, et et väga, sokipaari, mis maksab 4,90 poes, et seda me sinna sellise hinnaga ka ei pane, et sinna me paneme ta kallimalt, et ja panemegi selliseid erilisemaid asju ja siis lihtsalt vaatame, katsetame, kuidas läheb. Ja eBay samamoodi, et eBay on mõnes mõttes on ta keerulisem, aga mõnes mõttes on ta nagu selline kuidagi kasutajasõbralikum, et lihtsam hallata. Mis seal sellised eBay eripärad? Ma üldse kuidagi ise ei ole sinna sattunud shoppama ega seal ka kunagi midagi müünud. Võib-olla näiteks eBay klient on natuke teistsugune, ta on kannatlikum, ta ei taha kohe homme kätte saada. Amazon Prime on ärrikund. Just. Aga teine asi, mis on veel, et ütleme eBaysse toodet üles pannes, et sul läheb see toode nagu kiiremini üles, et kui sa oled seal mingi vea teinud, sul on endal nagu lihtsam administreerida seda. Ja näiteks vahe on kas või selles esipildis, et eBay's sa võid panna ka sellist emotsioonipilti, Amazon tahab valget pilti, et mille üks külg peab olema 1000 pikslit ja toode ei tohi olla vähem ega rohkem kui 75% sellest pildist, et need asjad on eBay's nagu natuke lihtsamad, aga eBay's on loomulikult klienti jälle vähem. Et jälle see on selline, et mis kellegile niši poolest sobib. Mis summasid sa circa reklaami investeerid Amazoni puhul ja siis ka enda e-poe puhul ja mis kanalitesse? Me oleme endal selle reklaami eelarve pannud sinna kuskil, ütleme natuke alla 10 000 euro kuus, aga me jagame seda siis nii-öelda kõigi kanalite vahel, et ma otseselt nüüd ei mõõda nüüd kõiki asju, sest kuna meil on nagu natukene tavalisest e-kaubandusest selle võrra erinev, meil on nagu hübriidkaubandus nii-öelda. Ja see hübriidkaubandus siis nii füüsiliste poodide, e-poe, siis sotsiaalsete platvormide, siis väike hulgi, siis veel private label'i tootmisega, et kõik see kokku nii-öelda, et on väga raske on seal, ütleme, kui ma peaksin seda kõiki nii-öelda väga punktuaalselt mõõtma, et siis ma ei jõuagi neid sokke müüa. Just tegeled ainult analüüsimisega. Ja siis ma tegelen analüüsimisega. Et siis me ikka vaatame selliseid üldnumbreid ja aga põhiline on ikkagi et meil on ka, on nii Google Ads, kui on siis Facebooki erinevad adid ja ütleme uudiskirjad, asjad, et kõik sinna see raha läheb, et ega ta kuhugi mujale ei lähe. Palju teile see e-maili list, kui suur see täna on ja palju neid avamiste protsendid on lihtsalt turunduslikust huvist uurin? Meil on ka nii nagu turunduslaboris on õpetatud ja igal pool ka mujal ka, et meil on ka neid liste tegelikult erinevad, ühed ongi siis need nii-öelda, kes on siis soojad kliendid, siin tervitused Svenile. Jah, just. Et siis neid on kuskil 30 000 ringis ja seal on siis avamisprotsent on oleneb, mida me sinna kirjutame, et seal alates 18 kuni 30. Väga hästi. Aga kui me saadame ka nii-öelda laiemale listile, mis on siis läbi selle aastate nii-öelda tekkinud ja tulnud, et siis seal on, numbrid on hoopis nagu kurvemad. Neid ei tahagi väga saata. Ja see masendab iga kord. Masti tõmbab maha. 4-5% avamised. Just. Et aga hästi sõltub et kas on mingi pakkumine või siis, et kas me tutvustame midagi nii-öelda uut toodet, mis tundub põnev inimestele või ongi inimestel mingid viimase hetke kinki vaja, et siis ta avab, et see ka sõltub väga palju. Sa mainisid Sven Nuumi, kas saite Klaviyo tööle? No ütleme nii, et me oleme peaaegu tööle saanud, et aga muidu on hea nagu selles mõttes meiliplatvorm, et mulle meeldib ja mulle, ma näen sellest tõesti, et on kasu, aga nagu iga asjaga nende ühendamistega ongi väga suur probleem, et kui sa ei pea ühendama midagi, et oled nii-öelda väiksem tegija, siis kui sul on 15-20 toodet on palju lihtsam, et kui meil on juba ka kuskil 2000 toodet, et siis need süsteemid tihtipeale paberi peal nagu ühinduvad paremini. Lihtne on joonistada, nii läheb kokku ja, küll. Tuleb siit, tuleb sinna, läheb. Just, siin on soelist ja siin on teised. Ja... Aga jah, et tegeleme sellega ka.
Ja palju teie äris sellist korduv tellijat on, et saad ühe korra inimese sokke tellima ja siis uuesti ja kuidas sa seda ise siis nii-öelda agiteerid? Üsna palju, et on meil kordusostjaid, et üle, ütleme kuskil, ma ei julge nüüd öelda, et pool on, aga ma arvan, et siin 45% juurde. Et aga meil on ka, et eks me kuidas ma teda otseselt nüüd agiteerin, et ega ma hommikul ju päris niimoodi nüüd üles ei tõuse, et nüüd ma üritan kõik oma vanad kliendid, et tegelikult ongi see töö on ju järjepidev, see turundamine, ma olen kogu aeg öelnud, et see turundamine on maailma kõige igavam töö ja seda ei usu mitte keegi, aga see on reaalselt on see, et sa pead iga hommikul üles tõusma, seda tegema ja võt siis tuleb seda tulemust ka, et ja sul ei tule see tulemus ju niimoodi, et nüüd teen täna ühe asja ära, hopsti, meeter kraavi kaevatud, lähen kõik tehtud, et tegelikult vahest teed niimoodi päevi, kus ei tule seda tulemust ja siis ühel hetkel, kui siis tuleb, siis pane nüüd kokku, et kas see tuli nüüd sellepärast, et sa tegid nii-öelda omast aru sellel hetkel tühja tööd või oli see mingisugune muu. Et selles mõttes on jah, et ikkagi suhtleme oma klientidega ja proovime võimalikult nagu nii-öelda sõbralikud olla. Mis te sinna emaili listi saadate? Mis laadi infot? Tavaliselt paneme sinna nii-öelda ühe sellise pakkumise. Emaili listi näiteks me paneme tõesti, et kui me teeme mingit, meil on nagu see reegel on küll, et kui on meil mingi hea pakkumine, siis selle saavad meil kõige enne meie kõige paremad kliendid. Või nii-öelda, kes siis on meil kordusostjad, kes on nii-öelda aktiivsed kliendikaardi kasutajad ja kõik sellised, nemad saavad alati kõige parema pakkumise kõige enne. Et ja siis paneme ka nii-öelda, näiteks mingi tähtpäevaga on tegelikult, kui on Halloween, et siis on ikkagi Halloween ja kõrvits. Kui on nüüd aega, siis teen täna mingisuguse kõrvitsasupi retsepti, paneme vahest ka mõne retsepti, et vaata, et just, et nagu ideid anda, et mis selle Halloweeniga siis teha. Näiteks see Halloween ongi nii palju läheb populaarsemaks järjest, et 5 aastat tagasi väga vähesed tähistasid veel Halloweeni, aga nüüd on nagu 31. oktoober on kindel, et sul peab kõrvits olema. Põlev kõrvits. Ja kui sul on kõrvitsasokid ja luud ja kõrvits kaenlas, siis kõik on rõõmsad lapsed ja ise ja et selliseid asju me sinna paneme. Mis proovitud turunduskanalitest on sinu jaoks olnud sellised täiesti kasutatud? Mis ei ole üldse töötab? No igasugused bännerid erinevates portaalides näiteks, et mis nii-öelda, kas on ta siis päisebänner või küljebänner või suur üle. See on täiesti uskumatu, et ma ei ole aru saanud, et sealt nagu mingisugust tulu tuleb, et need numbrid ja nii-öelda, et näitamised, et ma ei tea, kellele neid näidatakse. Ma ei tea, just, et kes need inimesed on, et jah. Et see on nagu täitsa selline, mida ma nüüd olen nagu nii-öelda välistanud, et mis on sellised, et millel on nagu teistsugune väärtus, millel ei tule ka võib-olla otse nii-öelda kohest sellist müüki, on need, ütleme, igasugused sisuturundusartiklid, aga seal on see nii-öelda väärtuskoht mujal, aga ei maksa loota, et kui sa teed sisuturundusartikli, et siis kohe selle peale on e-poed jookseb umbe. Jah, nagu esmaspäeva puhul või midagi. Just, jah. Mingid kanalid veel? Mis on sellised? No järjest vähem me teeme ka, ütleme, sellist printreklaami, et seda ei ole ka mõtet enam teha, et see, vanasti me tegime seda nii-öelda palju rohkem ikkagi, aga nüüd praktiliselt see on täitsa välja läinud ja sama tundub olevat ka näiteks, ütleme, raadio ja selle puhul, sest kõikidel on juba oma listid, mida nad kuulavad, Spotify, või mida iganes, oma list nii-öelda raadios ka, et see tundub ka, et läheb järjest nagu siukene hakkab ära vajuma. Hääbum, jah. Palju sa täna enda ettevõttes juhina hoiad turundusel kätt pulsil ja mis sa arvad, kas juhid peaksid üldse turundusse sekkuma? Oleneb ju ettevõttest, et kui on ressurssi, siis muidugi ei peaks, aga selles mõttes, meil on ikkagi nagu, me kvalifitseerime sinna väike ettevõtte alla ja seal on tegelikult, et ma olengi nagu mõelnud seda enda jaoks selliselt, et suur ettevõte on nagu Boeing, kus sul on siis gaaspiloot ja siis on maapealne teenindus ja pardateenindus ja siis tuuakse sulle suppitaldrikuga ette samal ajal. Et aga siis see väike ettevõtja on nagu selline erapiloot väiksed Cessnaga, et siis seal sa pead kõike nagu ise tegema. Sul peab olema ülevaade, et
et ma arvan, et see ongi nagu see asi, et sul peab, kui sa oled see väike ettevõtte juht, siis sa pead kõikidest asjadest tegelikult nagu midagi teadma, sa pead nagu kaasa lööma, sa pead aru saama, et sa pead oskama küsimusi, sa ei saa olla nagu, sa ei saa seda ka teha, et ma ostan turunduse nüüd kõik sisse, enne. Sa pead teadma, mida sa sisse otsad, sa pead oskama küsima, et mida ma siis nüüd üldse ostan. Et sest neid nii-öelda soolapuhujaid, kes igasuguseid asju sulle müüvad, et neid on ju ilm täis ja kui sa ei tea, mida sa ostad, et siis võib muidugi vedada ja jopata, et kõik töötabki imeliselt, et aga see pigem on selline pigem nagu haruldane. Kui kohe läheb esimese korraga nagu pihta. Ma olen skeptiline selles suhtes, et ma olen ikka selle meelt, et ise pead seal vaatama ja oledki oma sealt Cessnas ja vaatad ülevalt alla, et kuhu lendad, kellega lendad ja mis need näidikud seal armatuuril näitavad. Just, siis see turundus on ikkagi nagu nii oluline ju osa kogu selles ettevõtluse komplektis, et ilma selleta ja kui sa sellest nagu aru ei saa, siis on nagu keeruline kuidagi lennata selle lennukiga minu. Aga tuleme korra soola juurde, Saltsapp. Mis sammud sellega ekspordi osas tehtud on? Vaata, kui jälle sõitsin siia, siis ma mõtlesin selle peale. Ja siis selle soola puhul ju tegelikult see oligi nagu ainult ekspordiks ausalt öeldes mõeldudki. Ja vaata, seal oli nagu selles mõttes nagu lihtsam, et sokisahtliga on niimoodi, et väga raske on ka väike ettevõttel sellele ekspordile keskenduda, kui sul nagu siin juba äri käib, sul on igapäevaseid toimetusi ja siis proovisin kuhugi Ameerikasse või Rootsi või Kanadasse neid sokke müüa. Samas sul siin on klient, kes kohe praegu võtab 10 paari ja läheb minema, et sa tegelikult ju keskendud sellele olemasolevale kliendile. Aga siis soola puhul oligi nagu see, et me nagu olemas, siin ei olnud meil ühtegi klienti ja me ei plaaninudki siia nagu ühtegi klienti. Ja mõtlesimegi just, et me müümegi ainult välja poole. Ja selles mõttes need tegevused olidki juba selle poole pealt erinevad. Et see, et me kogemata siin Eestis ka müüma hakkasime, see oli nagu puhas juhus, et see ei olnud nagu üldse planeeritud. Et seal oli konkreetselt, et müüme eksporti ainult läbi e-kaubandusvõrgustike ja niimoodi, et minimaalselt soola puhul oligi see mõte see, et see lisandväärtus, mis brändi näol ja brändi loomes tekib, et see siis jääks nagu Eestisse, aga kõik muud tegevused oleks väljaspoolt sisse ostetud. Absoluutselt kas siis kodulehe haldus, ütleme kõik pakendamine, kõik see pool, et ainult jääb brändi loome ja välja saatmine. Et see tuli ka sellest Tim Ferrissi, see 4-hour work week raamatust natuke kopeerisime sealt ja samamoodi nagu ka üks vahva raamat on Luxury Strategy, et sealt pealt, et hästi palju nagu on sealt võetud raamatust, segatud Tartu Ülikooli strateegilise juhtimisega ja enda turundusalaste kogemustega ja siis tuligi välja nii, nagu tuli. Aga kuidas sellega läheb praegu? Täitsa nagu selles mõttes kenasti, et arvestades ajalist panust ja seda, et ütleme niimoodi, et loomulikult, et Saltsapp ei lähe kunagi kuhugi börsile ega et ei hakka figureerima Forbesi edetabelites, aga selles mõttes mulle on ta nagu hobi ja mis on selle soola ettevõtte puhul on nagu tore on see, et tegelikult seal saab katsetada, kuna ta on nii palju väiksem, me lõime ta nagu mudelettevõtteks. Seal saab igasuguseid selliseid turundusalaseid ja ekspordialaseid tegevusi palju lihtsamalt proovida, katsetada, kas töötavad ja teise kohta üle viia. Et kui on näha, et mingi asi näiteks töötab, selge, et siis võime proovida ka seda mujal. Et ta on niisugune mudel, et vaata, et mis toimib, mis ei toimi. Mingid põnevamad katsetused ja mis on erinevaid tulemusi toonud häid kui album, mis te olete proovinud sellega? No seal me oleme tõesti selles oleme proovinud praktiliselt kõik võimalikud erinevad e-kaubandusvõrgustikud läbi. Et alates Amazoni kõik Mehhiko, Singapur, Austraalia, kõik sellised ka läbi, samamoodi eBay, kõik erinevad need maade kaupa suuremas osas. Ja samamoodi ütleme igasugused sellised, kõige põnevam oligi see, et Hongkongi müüsime pea
20 000 purki. 20 000 purki. Kuidas see deal nüüd aset leidis? Mis asja? Ise ka täpselt ei tea, et see kindlasti ei saa selles ei saa nagu süüdistada ühtegi sellist nagu turundusalast nagu megateadmist, et see oli nagu puhas juhus, et et soola puhul ongi näha, et seal on nagu selliseid ühekordseid asju on nagu rohkem, et nii näiteks Jaapanisse või siis ka Katari, kui Katar on selline nagu lahe koht, et kus me oleme siis ka nii-öelda saadame, teeme private label'id sinna, et vaatame, kuidas sellega läheb, et see on niisugune viimase aasta selline hästi pikk protsess, kõik need paberid korda saada, kõik erinevad kaubanduskojad, nii Araabia omad, Eesti omad, need, see on pikk töö, et aga jah, et sai tehtud. Aga see 20 000, see oli private label'ina või see läks? See oli private label'ina ka. Et see oli, ütleme, seda me ei ole ületanud. Aga kus see nagu tehing alguse sai ikkagi, et see ju, ma saan aru, joppamine küll, aga see, et ma istun kodus soolapurgid ees, siis ei juhtu midagi. Aga ilmselt ka, et selles mõttes, kui me alustasime 2015, siis oligi enamik inimeste jaoks see soolamaailm oligi see, et maailma kõige igavam toode ja kellelgi oli vaja reklaamkingitusi, nägi meid seal nii-öelda Facebooki reklaami, võttis ühendust, meil oli olemas nii-öelda ja olime võimelised saatma, tegema ja siis ta nii läkski. Eks ta hiljem on neid väiksemaid asju ka läinud, et aga vaata siis ongi, et mida nagu nende ärikingituste maailmas on kogu aeg palju midagi uut ja huvitavat pakkuma, ja siis kui sa oled sellel hetkel seal nii-öelda see toode on trendikas, siis sul läheb ja siis mingi hetk siis jälle enam ei lähe, et eks see kujuneb välja. Kas need soolad on teil ka erinevate sõnumitega, ma ei tea, toome su ellu vürtsi või teete mingid ärikinke nagu sokid? Või? Osad on, et selles mõttes, et on story juures, et näiteks et meil on üks selline spetsiaalne pipar, et mida sa paned džinni sisse, selline melekueta, siis näiteks, et osades osariikides on see siiamaani keelatud, siis teadaolevalt koos džinniga see pipardab mehed hulluks. Ahah, olete katsetanud, teeb ei tee? No ütleme niimoodi, et on olnud kordus osta. Järelikult toimib. Et sellised, jah, et seal on nagu pigem sellised, et ka toidugurmaanid, kes teavad, mis mingi pipar on, et või mingi sool, et siis nad just selle järgi tulevad, et seal näiteks sõltub hästi palju ka sellest, et kui Madagaskaril oli nüüd näiteks näljahäda ja põud, siis Madagaskari pipar nii-öelda läheb hinda. Siis samamoodi on see aasta, et näiteks Tasmaania pipra hind on 10-kordistunud ja võidab see, kellel seda hetkel veel laos. Et seal nagu sõltubki sellest loodusjõududest, et korralik aktsia. Jah. Mis sa sest kullast ostad pipart. Et jah, aga need ongi, sealt ongi näha, et näiteks see eksport ka tõuseb, sest see, ütleme, maailm on suur ja lai ja seal on inimesed, kes seda piparsi või soola siis näiteks hindavad ja siis otsivad seda taga. Ja siis, kui sul on see sellel hetkel olemas, siis sa oled nii-öelda ekspordis võidumees. Et ja soolakaevandustega on samamoodi, et kui on näiteks mõned aastad tagasi üks kaevandus ujutati üle, seda soola, planeeriti, et see kaevandus avatakse paari aasta pärast, siiamaani ei ole seda avatud, sest lihtsalt ei ole võimalik seda tõenäoliselt lähemad 50 aastat avada. Aga see sama sool, mis sealt kaevandusest pärit oli, läks järjest nii-öelda otsiti tikutulega taga. Aga sellel ei ole jälle seost mitte mingi sinu enda turundustegevusega. Jah, sa ei saa mõjutada, lihtsalt nii on. Mis on endal sellised järgmised tegevused, millele te keskendute, et seda ekspordi osakaal või veel rohkem eksporti teha selle soolaga? Me ka nagu nii-öelda ikka võtame e-poodi inimesi juurde, et just selles mõttes, et kuna see kõik need eksporditegevused ja on üsna keerukad, siis see väljaõppe võtab aega, et nii-öelda kõikide nende paberite vormistamine, ütleme sellist tehnilist tööd on seal päris palju, et siis me nii-öelda tahamegi endal ka võtta juurde inimesed, kes siis ongi, et jagame ära need tööülesanded, et on rohkem siis, kes tegelevad Eesti-siseste pakkidega, kes siis on puhtalt nii-öelda välismaa peal, et see oleks nagu selline, et oleksime kiiremad ja saame sinna nii-öelda rohkem tooteid üles, rohkem pakkumisi teha ja kõike seda poolt, sest ajast jääb reaalselt väheks. Kui lihtne täna turu pealt on leida sellist head abilist? Keeruline. Sa tead ise seda sama hästi. Jaa. Mis sa arvad, mis need põhjused on või mis seal taga võib olla, et ei ole nagu turult võtta kvaliteetset tööjõud appi, et seda eksporti nagu kasvatada? Eks see tundubki nagu kogu see turundus ja eksport, see tundub nagu
sõnadena hästi niisugune seksikas ja lahe ala. Noh, turundus on tundub nagu, jah, ta olen turundusspetsialist, et kõik on, või ekspert. Aga reaalsus on nüüd, esiteks see turundused, ma esimest korda läksin turundusse tööle aastal 97, ma ei teadnud mitte midagi. Nüüd siis aastal 2021 ma võin ka öelda, et ma ei tunne, et ma oleks nagu, nüüd ma kõike tean, sest ma ei tunne, just, aga mul on nagu tunne, et need, ütleme, need kõik need koolitused ja asjad, mis tehakse nii-öelda turu peal, et on ka, et nad on nii-öelda annavad inimestele väikse sellise mekki sellest asjast, aga nad ei rõhuta seda, et sinna tuleb ise nii palju juurde võtta ja siis tullaksegi nagu selliste nagu nii-öelda valede ootustega. Et nad arvad, et see on kõik väga lihtne, panen ühe pildi Facebooki üles ja müük tuleb. No ei tule. kaugel sellest on see asi ikka, jah. Ja vaata, sealt läheb ju edasi see, kui sulle asjad ei õnnestu või kohe seda tulemust ei tule, siis läheb nii-öelda motivatsioon ja mast läheb maha. Et teed ja midagi ei juhtu ja võt sellepärast ongi, et see ja siis saadakse aru, et see turundus ei olegi nii lahe asi. Ja samamoodi, et kui see väikeettevõtte turundaja ja see suurettevõtte turundaja on ka väga erineva budgetiga ju, et väikeettevõtte turundust teha on nagu selline mustkunstniku töö, et kuidas sa mitte millestki nagu midagi välja võtta. just. Et jah, seal on nagu, tegelikult nagu iga alaga turunduses on ka, sul on vaja seda nagu püsivust. Siis sulle seda kaevamist on nagu väga palju vaja teha, et õppida. Kumma brändiga sul on lihtsam olnud täna eksporti teha, miks? No ongi soolaga on selles mõttes lihtsam olnud puhtalt sellepärast, et sokkidega on meil siin Eestimaal nii palju tegemist ja poed ja füüsilised poed on nagu, võtavad väga palju aega ja siis see fookus läheb lihtsalt paigast ära. Et siis ongi, et tühja see ameeriklane ootab nüüd natuke, et ma annan siin tartlasel parem sokid kätte. Ja laviinid sokid tartlasele. Just, et see sellepärast puhtalt. Sul ei istu ka programmeerijad kontoris, nagu ma tean, vaid sa kasutad ülemaailmseid freelancereid. Kus kohas sa neid leiad ja kuidas sa neid värbad? No lemmik platvorm on Upwork, et jälle kunagi sellest Tim Ferrise raamatust, siis ta oli Elance'i nime all. Aga sellest Upworkist otsin ja mõne olen ikkagi päris pikalt, et 4-5 aastat koostööd teinud, aga mul on seal nii-öelda ka erinevaid, et ühed on sellised kiirabi, teised on sellised, ütleme, agentuur, mis on siis nii-öelda teeb raskemaid ja pikemaid töid, ütleme, mis ei ole nii ajakriitilised ja niimoodi siis nii-öelda annan neile panen kuulutuse üles, siis vaatan, kes kohale lendavad, siis esitan küsimusi. Tavaliselt pooled kukuvad juba küsimuste esitamise peale ära. Ja siis lihtsalt katsetan, annan ka mingid proovitööd nii-öelda kätte ja siis vaatan, et kellega siis ka klapp on, et just klapp selle koha pealt, et kui kiiresti ta vastab, et kui relevantne see töö on, et kas ta saab aru, et mulle endale nagu hästi meeldivad Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, et nad on ikkagi nii-öelda meie sellise kiirusega nagu natuke rohkem harjunud ja nad ei ole küll nii odavad, et kui seal Aasia maadest, aga kuidagi nendega on see klapp, tundub, et statistiliselt on parem olnud. Et seal Aasia maades sul võib see tunnihind odavam olla, kui ta teeb 3 korda kauem ja 4 korda rohkem vajab kommunikatsiooni, siis kokkuvõttes ka pole kuigi odav. Sest kõige keerulisem, mis ütleme programmeerijatega ongi, ükskõik, mis sa nendega siis annad nendele töö, et see töö selgeks teha, et mida sa tahad. Et ütled, et ära pane laua peale, siis mõtled, et ta paneb siis selle nii-öelda loogiliselt laua alla, aga ta võib selle panna kuhugi hoopis mujale. Et, et see selgitada, et see võtab aega. Kui sa neid kuulutusi üles paned, mida sa seal nagu välja tood või mis seal, kuidas sa püüad neid juba selleks kuulutuses filtreerida, et sul ei tekiks igasuguseid sinna? Ma panen kõigepealt urgent ette. Et eriti kiire, et kas ta on võimeline kohe tööle hakkama. Sest et väga palju seal on näiteks tõesti, kui sa paned sinna mingi väga pika ja põhjaliku jutu, et siis sa saad vastuse ka, et meil on aega alles, et 2 kuu pärast see ette võtta, aga ongi üks tingimus, et ta on võimeline kohe tööd alustama ja siis ma panen mingi probleemi konkreetse kirjelduse. Et kas ta oskab seda ära lahendada. Ja siis ma küsin ka nii-öelda küsimusi juurde, et milliseid töid ta varem teinud on, et ja kui on, seda ma päris esimeses nii-öelda kirjavahetuse ei küsi, et kui ma olen 3-4 tükki välja valinud, siis ma ütlen, et vaata nüüd mu kodulehte ja tee mulle on selline nagu lihtne audit, et
ma ei taha seda isegi mitte tasuta, vaid noh, et ütlengi, et ma ei tea, et tee paaritunnine selline audit, et paneme nagu selle nii-öelda lepingu jooksma ja vaata, et anna mulle teada, et mis sa näed, et mis on vaja nii-öelda ümber teha, mis on vaja muuta ja võt selle pealt nagu tihti peale, et sellega juba enamus kaob ära. Peab päriselt tööle hakkama. Jah, et sealt pealt saab tegelikult väga hästi ja siis vaadata, et siis sa saad juba hinnata ka, et mida nad siis nii-öelda oskavad ja mida nad näevad, sest tõenäoliselt enamus vigu ma tean ise ka, mis seal on juba, et ma ei ole lihtsalt jõudnud nendega nii-öelda pihta hakata, et kuna kiiremaid töid on ees ja siis sealt on väga, väga häid inimesi välja koorunud. Aga just, sa lased vaadata seda nagu tehnilist poolt auditeerida või ka nagu turunduslikult oled sealt kedagi kaasanud, et ei, mulle turunduslik audit, mis siit puudu on, mis usalduselemendid? Jah, ma olen nagu mõlemad teinud, et Soola puhul olen rohkem seda nii-öelda turunduslikku poolt lasknud vaadata ja SEO poolt. Aga Sokisahtli poolt pigem ütleme seda, et see Magento nüüd ikkagi töötaks, et need just veel Magento 1-2 ülemineku puhul, et ja ütleme just need ühendamised erinevate feedidega, platvormide peale need jookseks, et need asjad on need, mis tekitavad tegelikult peavalu, et nii kui ühes kohas mingi asi muutub, siis ta jälle ei ühendu teise asjaga. Nii nagu eile Facebook maas oli, et uuendus tuli. Vaba päev oli eile turundatel normaalne, lõpuks ometi. Turunduseelarve ka ei läinud. Kõik kliente ka ei tulnud. Midagi ei tulnud. Mida sa küsid nendelt töötajatelt, kui nad siis kandideerivad, et mille peale need enamik ära kukuvad ja kas sa küsid neid kirjalikult või sa teed Zoomi kõne? Ma teen kirjalikult ja ma lasen nagu näidata, ma lasengi, ütleme nii-öelda mõne väikse töö ka tegelikult teha, et näiteks ala fiksi mul see asi ära, või kas sa kui on mingi suurem, raskem asi, et ma ei tea, näiteks tellimus ei tule läbi, kui on Stripe'i kontoga makstud, siis ma kirjeldan talle selle probleemi ära ja kui ta oskab selle ära lahendada ja seda kiirelt ära teeb, siis ei olegi juttugi, siis see mees tuleb endale paati tõmmata. Sul toimetavad mitu programmeerijat ühe e-poega. Kuidas sa nende vahelist tööd kontrollid ja koordineerid? Et nüüd Tiima teeb ühte asja, Timo teeb teist asja, et kuidas see on keeruline. Seda saladust ma tahakski teada saada. Seal head lahendust ei olegi, eks nad solvuvad aeg-ajalt üksteise peale, aga üldiselt on olemas selline asi nagu Git, kuhu nad siis oma nii-öelda töid üles, et mida keegi teinud on, et siis teine üle ei kirjuta. Siis muidu on tõesti niimoodi, et sa ühel lased ära parandada ja teine hopsti laseb järgmise uuendusega selle töö maha, et seda tuleb jälgida, aga see on, ütleme, kui on nagu agentuur ja seal agentuuris on mitu nagu programmeerid, siis see on lihtsam, et siis on üldiselt sul ka seal tavaliselt naisterahvas Valeria, kes siis seda asja ise koordineerib, et temaga on lihtsam. Aga ütleme, kui on siuksed, üksik üritajad, siis nendega on tõesti keerulisem, eriti kui üks on nagu Indiast ja teine on Venemaalt, et siis nad omavahel ei taha nagu üldse nagu kommunikeerida, et siis sa oled seal ise vahel ja selgitad, et nüüd mida teeb Tarun ja mida teeb Rail. Millised on suurimad ämbrid freelancerite palkamisel sul olnud? Suurimad ämbrid otseselt võib-olla ei olegi, lihtsalt, et ütleme, ajaga on tulnud nagu see arusaam, kui palju mingi töö võiks aega võtta. Et kuna aga seda saab ka näiteks nendel platvormidel ongi võimalik vältida sellega, et sa lased nii-öelda kogu selle töö siis, kui ta tema tööle hakkab, et siis see jookseb sul sinna nii-öelda diary'sse või nagu work diary'sse, et sa näed reaalselt, mida ta teeb, on ju. Et sa mingil hetkel oskad juba ise ka ära öelda, et see, kui on mingit asja vaja teha, et see ei saa võtta nii kaua aega. Aga see on, ma arvan, üks põhilisi ämbreid, mis algusaastatel, et sa ei oska hinnata seda töömahtu. Ja siis sa võid seal saada niisuguse ebameeldivama arve. Seda loomulikult saad nii-öelda siis vaidlustada ja kõik, see on tüütu, et alati ei ole mõtet ka, eriti kui tegemist on hea programmeerijaga tegelikult. Kas sinu programmeerijad pead kasutama ka Toglit, jälgid mingit aega selles mõttes ka? Nendel ongi see sama Upworkis, see tegelikult jookseb, et see on sama asi, aga lihtsalt ma nii palju nagu neid usaldan, et nad saavad ka nii-öelda manuali ads, et nad nii-öelda aega, et kui on vaja. Sa tegid magistritöö e-kaubandusvõrgustike roll mikro- ja väikeettevõtte rahvusvahelisustamisel SaltSappei näitel. Mida sa selles lahkasid ja mis järeldusteni sa jõudsid?
noh, seesama, et tegelikult mis selle nii-öelda selle Saltsapi, ta oli nagu eksperimentaalne ettevõte ja seesama me tegelikult proovisime ja katsetasime kõiki igasuguseid neid e-kaubandusvõrgustikke, et kuidas seda eksporti teha. Ja noh, ütleme, võib-olla kõige nagu kasulikum, mis teistele nii-öelda mikroettevõtjatele nagu ka võib-olla vajalik on, siis seal on selline ülevaatlik nii-öelda tabel, et tööriistadest, kanalitest, mida, või tegevustest, mida teha tuleb kanalitest, kust klient tuleb ja ütleme, et kogu selline nii-öelda strateegiline ülevaade. Et on suur pilt, et ma arvan, et iga mikroettevõtja või väikeettevõtja mingil hetkel selles kohas, et kus neid asju on nii palju, et sa ei saa enam aru, mida sa tegema pead. Kui sul on olemas enda koostatud selline tabel, see annab sul väga hea nagu ülevaate. Ja teine on siis seesama, et kuidas siis toode nii-öelda selles samas strateegilises plaanis liigub, et mis tegevused selle tootega toimuvad. Et noh, need on seal välja toodud ja kuna mulle endal see mikroettevõtlus ja väikeettevõtlus on hästi südamelähedane, siis minu arust on nagu tegelikult väga suur asi, kui sa elad kuskil, ma ei tea, Pärnu taga metsas, müüd, ma ei tea, mis iganes, seepi või pilliroo kõrsi, käbisid ja sa suudad neid müüa üle maailma, olenemata siis oma asukohast ja sa suudadki seda teha ja suudad oma pere ära toita, ise rõõmus ja vaba olla. See on super tegelikult, see ongi, et noh, ja minu meelest see mis see e-kaubandus ja see mikroettevõtlus veel teinud on, tegelikult on see, et noh, hästi palju räägitakse sellest tiimitööst ja ütleme, et inimesed peavad olema tiimis nagu võimelised töötama. See on hästi palju inimesi, kes seda ei ole võimelised tegema. See sama mikroettevõtlus ja e-kaubandus ja see globaliseerumine annab tegelikult neile võimaluse teha ükskõik kus kohast müüa tõesti, noh, ma ei tea, savipätsikesi või asju ja kui ta suudab seda turundada ja teha seda selliselt, et siis see on minu super. Ja tegelikult see sama Saltsapi, see magistritöö tegelikult näitabki seda, et seda on võimalik teha ja iseenesest võib selle nii-öelda ära vahetada selle nime, toote ja proovida ja hakata tegema, et noh. Kus selle, kui nüüd mõni kuulaja või vaataja mõtleb, et kuule, mul oleks just seda magistritööd vaja, kus seda saab, ma ei tea, osta, kirjutada, laenutada, kus mulle võib kirjutada või tegelikult see on Tartu Ülikoolis nii-öelda avalikuks kasutamiseks ka olemas nendes andmebaasides. Aga kui keegi tahab kirjutada, kuhu ta sulle kirjutab? Kirjutab mulle piret.ilver@gmail.com, et saada ja just. Ma jagan lihtsalt linki, et ja kui sellest on kellelgi nii-öelda tõesti kasu, siis sellest on mul ainult hea meel, et noh. Sest noh, sa oled ikka nagu, ma saan aru, suure töö ära teinud, ma tahaks ise ka sellele pilgoogut peale visata, et ma paneme tõenäoliselt turunduslaborisse selle ka üles, et selles turunduslaboris me ju tegimegi tookord sellel Get Shit Done Workweekil veel viimase lifti andsin seal sellele samale tabelile või sellele skeemile, et miks mitte, et kui kellelgi sellest abi on. Just, et sa oled nagu mega tegelikult töö ära teinud, et noh, ongi pane oma toode sisse ja hakka siis juba saad kõiki muid järgmiseid tegevusi. Ja saad just nii, et jah, et sul on nagu struktuur olemas, et ja siis on juba oma asi, kuhu poole sa seda timmid nii-öelda. Kui keegi kuulajatest mõtleb, et noh, hakkaks nüüd oma e-poega siis eksporti tegema, et millest sa soovitad siis alustada? Et sellised esimesed sammud on? No oleneb nüüd muidugi sellest inimese taustast, et noh, et mida ta oskab teha ja mida mitte, et noh, et kui päris mitte midagi ei oska, et siis ilmselt noh, Google aitab alati kõikide asjade osas, et noh, kui on natukene juba niimoodi, et on toode olemas või et hakkab, noh, siis tuleb tegelikult lihtsalt hakata kuskilt pihta, et noh, õnneks on täna nii palju materjali igal pool netis saadaval, et ei ole nii nagu 10 aastat tagasi, et pead välja nuputama. Tegelikult täna on tõesti istu maha ja hakka guugeldama, et kuidas seda teeb ja hakka küsima, et noh, ja et vaata, kuidas teised teinud on ja siis hakka kuskilt otsast pihta, et noh, et ma olen ka proovinud nii Wixi, nii Shopify'd, Vogue'i, noh, kõiki neid asju, et kus sa neid teha saad ja samamoodi kõik need platvormidki, et noh, hakka kuskilt pihta ja küll sa siis hakkad nii-öelda, siis tekivad ka küsimused, et aga oluline ongi, et jah, et mitte istuda ja oodata, vaid. Ja siis on selge see, et midagi juhtub Pärnumaalt, need kivid ei liigu kuhugi laia maailma. No. Ei liigu jah, et noh, tegelikult tulebki lihtsalt kuskilt, et valida kas või 2-3 asja, mis sul siis nii-öelda on olemas, oleneb, kui noh, nad alati on, kas on võib-olla ka prototüüp ja proovida, küsida nii-öelda Google'ist kirjutadki how to open ja how to, et mis on nagu hästi nagu lahe võib-olla teistel ka, et turunduslabori inimestel ka, et mida mina vahel nagu teen, on, et niisugune leht on nagu mikromentor.org ja see on nagu mõeldud sellised, kus siis nagu aitad enamjaolt Aafrika inimesi nii-öelda sellistes
samalaadsetes küsimustes, et alad, kuidas siis teha nagu veebilehte ja niimoodi, et noh, et kuidas turundada või noh, ütleme niimoodi, et nagu oled nagu nendele ettevõtlusmentor, selline mikromentor. Ja seal on nagu hästi huvitav on see, et kui palju sa näed, kui palju see tase on erinev ja kui palju sa tegelikult, ma olen seal 2-3 nii-öelda täitsa nii-öelda juhendanud ja aidanud ja tegelikult see annab endale hästi palju juurde. Ja vaata, seal nendel ongi need samad küsimused, et mis ma pean, kus ma peaksin alustama. Siis ütled, näed, nüüd teed Googleda seda, leia see, teine see, no, ja nendel on näiteks hästi palju on meil ju aeg edasi läinud, meil ei ole täna seda probleemi, et kuidas ma makseid vastu võtan. Siis näiteks seal on need probleemid täna still nii-öelda laual. Et ja siis tegelikult sealt saad aru, kui palju meil on asi edasi lihtne, kui lihtne meil seda teha on. Ja ka meil ka siin, natuke aega või mõned aastad tagasi või mis see oli, aasta või 1,5 või midagi tuli see Stripe. Enne oli ka meil ka krediitkaardi maksed, see oli ikka mingi peavalu ja pikka pidid küsima ja uurima. Täna on Stripe on olemas, nüüd on kõik nagu töötab. Just. Aga jah, sellega küll on see, et lihtsalt vaatad YouTube'ist videoid, et kolleeg Henri Palmar üks nädalavahetustel tuli idee, et davai hakkan tegelema dropshippingu, et kui keeruline see on. Ta tegelikult nädalavahetusega 48 tundi ja ta ei teinud isegi nagu garaaž 48 töös ei maga. Vaatas YouTube'ist mingid videod, panin Shopify poe püsti, leidis sealt endal siukse toote nagu kassi küünte kraapimise pulgad ja tegi esimese müügi ära Facebooki reklaamidega. 48 tundi. Jah. Ja tõenäoliselt, et see minu meelest tänapäeval ongi see, et just selle Google'i abiga on see, et tegelikult kõik need probleemid, mis sul selles turundamis või see eksportimis tekib, tõenäoliselt ma ei ole ainulaadne inimene, et mul ainukesena see probleem tekib, et keegi on kindlasti otsinud veel neid asju ja kellegi on täpselt sama probleem olnud ja sealt on nagu samamoodi, et kuidas ekspordid, kuidas saata neid asju Amazoni, kuidas saada neid asju sealt Amazonist tagasi, et need probleemid ei ole ainulaadsed. Just. Mida teha, kui Facebooki konto kinni läheb ja neid probleeme on ju metsikult nagu. Millised 2 olulist küsimus seoses ekspordiga ma unustasin praegu küsida? Ma ei oskagi praegu niimoodi võtsid tummaks minna. või mis on veel, mida sa tahaksid kuulajatele, vaatajatele nagu südamele panna enda puhtast kogemusest ja enda loost? No võib-olla nagu seda, ma ütlen, mis minu jaoks on nagu oluline, et minu jaoks nagu, et ütleme, kui igal pool nendel turunduskoolitust elust, et kogu aeg nagu jälgi seda konkurenti ja vaadake, mis konkurent teeb ja siis mina ikkagi arvan seda, et tuleb teha nagu nii palju, kui ise enda südames teed oma asju hästi, et siis sul need asjad õnnestuvad, et kui sa kogu aeg nagu seda konkurenti jälgid, sa oled ühel hetkel peast hulluks, sest alati on kuskil keegi, kes teeb nagu nii-öelda paremini, alati on keegi kuskil, kellel on rohkem võimalusi, kui sul sellel hetkel on, et nendel ei ole mõtet nagu keskenduda, et keskendu nagu oma ärile, tee seda oma eksporti nii hästi, kui suudad, et kõik need edulood, et nagu kõik toredad, aga kui nad sind ühel hetkel sa tunned, et nad hakkavad sind nagu nii-öelda segama, siis tee oma asja, tee hästi, ja ei pea kõik nagu jõudmagi sinna Forbesesse, et kui sa sealt oma sellest Pärnumaa metsade tagant suudad neid asju müüa laia maailma, et sul on endal leib laual, pere on õnnelik, siis mis sa veel tahad? Muidugi. Et tunne oma e-poest rõõmu, et mis ma ise nagu olen teinud, et ma olen pannud endal, mul praktiliselt igal pool maailmakaart seina peal. Ja siis, kui mul tuleb tellimus kuskilt näiteks Omanist, siis ma panen sinna, et sealt tuli. Ja et see on nagu tegelikult selline asi, mis sul hommikul annab ka nagu sellist motivatsiooni nagu teha. Et jah, võib-olla Omani ei lähe 500 pakki, lähebki aastas 1 pakk, aga ikkagi see riik on minu jaoks, minu kaardil on ta nüüd olemas. Ja kui sul neid täppe liiga palju saab, siis hakkab tegema seda kaarti, et millistest riikidest sa oled saanud nii-öelda tagasisidet, et sul on väga lahe e-pood või väga lahe toode. Et see nagu hoiab sind nii-öelda töös. See on jumalast lahe kaart. Mul on natuke analoogne kogemus oli, kui me Roland Tokko ja Toomas Kütiga Erik Edmitsi asju müüsime, siis me tegime ühe siukse online ürituse ja siis me saime ka 119 riigist registreerujaid siis ja pärast müüsime 20 riiki. Läks punane ja roheline lipuke. Ja siis oli jumala äge oli näha seda, kuidas Google'i see kaart siis värvus, Google Analyticsi kaart, kus kohast inimesi tuli, palju regajaid, nagu, et see oli nagu hullult lahe tegelikult, et annab siit väiksest Eestist nagu teha küll on ja. Just. Aga nüüd, kui kuule mõtleb, et kus kohast rohkem, ma ei tea, infot leida, kus kohast neid sokke ja soole osta, siis kuhu see inimene minema peaks, kus need veebilehed, Instagrami kontod teil kõik on?
Sokisahtliga on lihtne, sokisahtel.net ja gurmeesool.ee ja ingliskeelne on saltsapp.com, et selles mõttes, et kui ma arvan, et Google'isse panna, siis tulevad ka välja, et nii palju ma olen Priit Kallaselt seda SEO asja ikka õppinud. ja Priit Kallas on ikka SEO asjas ikka väga hea, et kui temalt ka ei õpi, siis ma ei tea, kellelt veel Eestis on ju. Aga Piret, suured tänud, et sa jagasid oma kogemust ja ma loodan, et sinu poolt müüdavad sokid ja sool jõuavad siis maailmas niimoodi, et see terve kaart on neid knopkasid täis. Just, aitäh sulle! Aitäh! Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed, kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis mine lavi.ee ja vaata, võib-olla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetset sisu, olgu see siis video, olgu see siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtust luua ja jälgijaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja Markoga väga palju koostööd teinud erinevaid projekte ja seesama podcast Ekspordime, mida sa kuulad, on siin samas Maraton Stuudio sees salvestatud ja julgen neid mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.